Nii, mõni projekt võtab aega vahest kauem, kui alguses peaks, aga viimaks nad saavad kõik kellegi tehtud. Antud ahi, mis me nüüd siis alles hiljaaegu lõpuks täiesti lõppimsu sai, on siis selline varustatud 2 koldega, suur kolle, väike kolle ja varustatud 3 siibriga. Siin on suvine siiber. Suvine siiber on siis väikse kolde oma ja talvesiibrid asetsevad siis tagatoas. Siin siis on leso-osa. Leso-osa läheb soojaks meil väikse koldega. Põlemisõhud mõlemale koldele on toodud siis peale siis ahju siit külje pealt, siit alt. On toodud peale. Tuleb siis väiksele koldele ja tuleb ka suurele koldele. Suure koldele otsees on siin rest, tuharest ja selleks tuleb siis põlemisõhk koldesse. Siin kasutasime siis uksena ATT 502 panoramust ja et tekitada siin ka parema silde saamiseks ukse kohale, siis tegime siia ilusa võlli. Ahju kogu kõrgus 2,5 meetrit on ahju täiskõrgus. Ja nüüd see projekt kokku on siis meil siis nüüd niimoodi, et kogu selle korstna ja ahju pindala on circa 6 ruutmeetrit ja täismass antud küttekompleksil on 15 tonni, 15 260 kilo. Et peaaegu 15,5 tonni on täismass. Kogu see mass sellest sooja osast osa ei võta, kuna ahjul on paks põhi ja paks lagi. Ja korsten on ka suur ja massiivne, et siis kogu see mass soojaks minna ei saa. Ja sooja akumulatsioonist osa ei võta. Aga antud ahju on siis nüüd juba köetud juba siis ligemale 3 aastat. On seda kogu ahju köetud, nii alumist kui ülemist kollet. Ja korstenas pigi ei ole. Korsten on ilus puhas. Lõõrid ilusad puhtad. Et kes arvab, et tekib pigi, siis pean tõdema, et ei teki. Aga puid antud ahju ühe korraga läheb siis palju. Ja väike kolle, sest väike kolle on orienteeritud pikemale kütmisele, selle võrra on ta tehtud ka paksemate seintega. Ja väikse kolde esimeses langevate lõõride punktis on paigaldatud ka kohad 3 veesärgi jaoks, et saaks hakata toimetama tarbevett kütma hakata. Ja need torud on siis niimoodi, saab panna sinna, et torud ei esatsi veegis, ehk siis torud ei jahuta maha suitsu. Kogu ahju lõõristik on viidud siis 3 siibri alla ja ahjul on siis kokku 20 tahmaluuki koos korstnaga, korstas 1, 19 on ahjul. Ja kõik see tahmaluugid on siis niimoodi pageldatud, et kogu ahju saab kenasti ära ka puhastada. Ja siin me siis teeme kivid natuke väljapoole, 3 sentimeetrit on kivid toodud väljapoole toodud siit, et tagada sükest mõnusat orva antud osale. Ja siin lesoosa, mis nüüd alumine uss ja ülemine uss. See ülemine ussi kaar jookseb siis selle ussi kaarega täpselt siis ühel pinnal. Siin me tegime siis peale saksa ahjukrahviga mõnusa pinna talle peale ja hiljem kandsime siia peale ka kõvasti ka siia oliivõliseepi, et tagada talle veekindlust ja puhastamise võimalust. Ja siia samamoodi. Et siin on siis mõlemad lesod, ahi on varustatud siis 2 lesoga ja lesod siis on viidud siis väikse kolde kütmisele, kuna väikses koldes hoitakse tuld pikemalt all. Et siukene asi. Antud ahju siis ühe kütmiskorra, kui on talvel külm aeg, siis üks kütmiskord on kuskil 30 kilo puid 2 kolde jaoks. Väikest kollet, kuna väikse kollel on võlmkolle ja väiksel koldel, mis tagab talle ka söögi tegemise võimalused ja pererahvas kasutab väikest kollet siis pitsaahjuna. Et täpselt 6 minutit ja pitsa on tehtud. Sai küll proovida, väga maitsev oli. Ja väiksel ahjul on siis, meil kasutatud siis leivaahjust ja siin on siis laadimistsüklite arv ühe kütmiskorra kohta 3 kuni 4, maksimaalselt 4, pigem 3, sõltuvalt olukorrast ja ilmast. Ahju üleossa, kuna see ahi on nii kõrge, tegime siis siia sellise karniisi. Läksime kivid siis parajalt ka kokku poole
tekitada, anda ahjule niisugust nagu mingit lõpp-punkti, kus ahi siis nagu lõpeb. ja ahjul on siis paks põhi, et ahju põhja paksus on 25 cm siin osas. et niisugune suhteliselt paksu põhjaga ahi ja massiivne. nüüd suure ahju koldelagi on meil isoleeritud siit koldelaa isolaatoriga. ja nüüd ta tuleb ülesse ja keerab ennast taha maha. ja nüüd see osa, mis siit nüüd ülespoole jääb, ka see osa, see kanal, see esimese kanali lagi, kõik on isoleeritud koldelaa isolaatoriga, et tagada maksimaalselt kuumad gaasid lõõridesse, et kolle ei võtaks energiat maha. nüüd kolde sellel küljel, koldel siin on ka 2 ava, 32 mm ava üleval ja all, tagamaks paisksoojuse antud külje soojendamiseks siin. Koldest annab näha. siin on väike riiuliosa, kus saab peale paigaldada siis tikudoosi või küünalt. ka see osa siit on juba soe. ahju parempoolne külg jääb siis hiljem tulevasse duširuumi ja siia sooviti siis ahju soojemat külge. õuvetuba on siis siin ahjul. tahmalugid on siin. Need tahmalugid on siis suure kolde tahmalugid. All on väikse kolde tahmalugid. Siin me näeme ka veesärkide kanalite valmidust, mida kenasti kuumaksid kõik. Veesärgid tulevad siia hiljem. Et nendega praegu ei tegeleta, kuna praegu on muid töid. Ja siin on siis 2 kumerat kivi, kus on läbi tehtud keskelt 22 ava otse läbi kivide. Siia hiljem tuleb siis metallvarras, kus siis saab siis hakata pealkasjuga kuivatama, riided kuivatama hakata, kui ahi on maajahtunud ja kui luugid pole soojad. Siinpool on siis soekapp. Soekappi me madalamale teha ei saanud, tuli teha see kõrgele. Tõime ta ülapoolt väike laiemaks. 10 senti tõime ta pikemaks, niipidi siit poolt. Ja seest on soekapp üleni krohvitud siis saksa kuumuskindla ahjukrohviga. Ehk siis modelleerimise ahjukrohviga. Ja selle pikkus on siin natukene üle meetri. On siis soekapi pikkus ja sügavus on kuskil tal 35 centimeetrit. Kui selles osas on 35 centimeetrit, siis on selle soekapi sügavust. Ja kõrgus siis täpselt peaaegu 14 on siis kõrgust. Ehk siis 29 centimeetrit kõrgust. Nüüd siin on ka siis see, et selle ahju lõõristikku ma vast ei hakka rääkimast, et see on päris keeruline. Aga nii palju võin öelda, et siin kohas on meil siis koldelaa isolaatorplaat, peegeldamaks kuuma allapoole veesärkide peale ja viimaks ka suuremat kuumust omakorda lõõridesse. Ja siis siin kohal on juba siis, siit algavad siis suure ahju lõõrid. Ja siit kohast algab siis väikse ahju suvine lõõr või üldse suvine lõõr. Ja suvine lõõr tuleb siis väiksest koldest. Et enne kui jätakse alati siin korsten parajalt soojaks, enne kui lastakse suitsud suurele ringile. Ja antud ahju siis on niimoodi, et mõlemad kolded töötavad üksteisest sõltumata. Suitsud kunagi kokku ei puutu. Igal suitsul on oma tee. Ja neid mõlemad kollet saab kütta erineval ajal ja nii nagu on vaja. Kas rohkem väikse koldega või rohkem suure koldega, nii nagu on vaja. Ja kõige raskem selle ahju juures oli just teha see, et võtta maha need pinged, mis tekivad soojust paisumisest erinevate kollete kütmisel. See oli nagu kõige raskem nüanss siin välja mõelda. Aga antud olukorras, antud asjaga me hakkama saime. Ja siis see ülevalt osa, mis nüüd 3 rida on pandud juurde siin üles, ongi ainult sellepärast, et saaks sinna kõrgema lae teha, duširuumi, kõrgema lae teha lihtsalt. Et sealt on kõik külm osa kõik juba. Et põhjast ongi, et ega lõõrid ega siis jah, et kuskilt siit maalt algab juba külm osa juba ahjul. Et selline siis siit poolt. Ahju tagumine külg. Visuaalselt, kuna ahi on viidud eest
2-45 nurga alla, siis visuaalselt on ahjul just nagu 3 külge. Ahju toapoolne külg, väikse toapoolne külg. Siin on siis nüüd eso tegime ka karniisiga, et oleks esole anda laiemat pinda ja rõhutatust. Siin on siis nüüd alumise kolde, väikse kolde talvine siiber ja üleval on suure kolde talvine siiber. Need tahmulugi, mis siin näha on suure kolde omad. See, mis siin nüüd on näha ja all on väikse kolde omad. Kuna see siiber asetseb siin väga kõrgel ja meil selle lõõriga, mis nüüd väiksest koldest tuleb ja läheb nüüd tagasi ahju poole, oli väga palju mõtlemist, kuidas ta siia paigutada paremini. Tegime siia niisuguse eraldi pingi, väikse soe pingi tal siia eraldi ja samas see pink annab ka piisavalt ka kõrgust, et kinni panna seda siibrit. Nüüd need luugid siit 3 tükki on puhastamiseks ja see, mis on kohe siibri ääres, sinna tuleb siis hiljem veel ka kliendi poolt paigaldatuna siibriajam, mis hakkab seda siibrit siis ka kinni ja lahti tegema. Niisamuti nagu ka siin on üks luurtahul pandud ja siin on siibrivares on siin taga kohe siibrivares, et ka siia tuleb hiljem ka ajam peale kliendi enda poolt konstrueeritud kujul ja lahendusena. Antud tellist siin on kohe näha, et on nagu imelik võõrkeha ja lahti. Siin on taga üks ava läbi šamoti poole puuritud, et siia tulevad veel läbi siis selle pilla ääre. Siit tulevad vastavad kuumajad kaablid ja tulevad siis vastavad andurid ja asjad kõik siia peale. Aga sellest juba hiljem, kui see kõik on juba esud on. Aga seda juba teeb juba klient, kes on vastava pädevusega ise. Ja siin on siis korstusosa on siis siinpool on korsten. Korsten on kenasti soe. Hommikul köeti väikest kollet, korsten on täiesti soe, kõik. Ja praegu on juba esimene kiht õli, on korsten juba peale saanud juba esimene kiht õli, et õli esimese kihiga alati jäävad sellised laigud, et kus ta imendab rohkem puuki ja kus ta vähem imendab puuki. Jääb selline laiguline alguses, aga pärast teist korda õlitamist jääb see pind juba oluliselt parem ja ilusam. Ja siin nüüd on laotud lubjaga laotud, kuna alusel ei ole teine plaan ahjuga, aga kõik muutub ajaga. Ja siis siin on nüüd lubjapuuk ja lubjapuuki ei tohi kunagi õlitada kiviõliga. Et kui siis lakkida, kui väga tahta, aga kindlasti mitte õlitada. Muidu lubi läheb kollaseks. Ja siin all juba on siis juba korstentahmaluuk. Kenasti kapi ja korsteluugil on kenasti vahe. Praegu on see kapp siin ajutine. Aga seda polnud kuskil veel tõsta ka praegu. Nii. Mis ma oskan öelda? Selline siis seekord.